mis puudutab teooriat, palju meil aega läks? Pool tundi läkski. nii, nüüd, kes soovib, et ma testin neid? siin eriti palju rahvast ei ole. nii, jooge vett ja tõstke käsi, kes tahab, et ma teda testin mingi teatud probleemile. ma ei tea, kui nii, nii, siin te näete siis seda tabelit, kus on vergud, siin on siis tüübid ja siin on iseenesest emotsioonid. siin te näete, meil on siin tabelis 60 emotsiooni. tegelikult neid on muidugi palju rohkem, räägitakse, et 350, aga meil on nad nagu koondatud ja ühendatud hästi lähedaste sageduste nagu, kuidas öelda, hästi lähedaste sageduste moodi, et oleks lihtsalt mugavam seda tööd teha. ja siin te näete siis, et meil on kaks vergu ja 6 rida. ja siis te näete, mis emotsioonid genereerib süda ja peensool, põrn magu, kopsud jämesool, maks sapipõis, neerud kusepõis ja näärmed ja suguelundid. siis on need emotsioonid. nii. Nüüd ma palun teil seletada paari sõnaga, mis on see mure. me räägime muidugi kehalistest, mille pärast kehalistest, sellepärast et seda on lihtsam näidata ja võib-olla me näeme seda tulemust kohe online'is, sellepärast et mingid sellised tõsisemad kroonilised või emotsionaalsed, need võib-olla ei pruugi nagu kohe näha seda tulemust, aga me võime proovida nii või naa, nii et kui ütlete paari sõnaga, mis nagu, kus on mingi valu, siis võime liikuda edasi. ja mul on alaseljas, mis aeg-ajalt läheb tugevamaks, no praegu ta ei ole nagu väga hull, no selles mõttes ta ei olegi nagu väga hull, on ta nagu väga ei vaeva mind hetkel. ja mul on nagu selline tunne, et see on nagu mingid lülid nagu nagiseksid natukene, onju, nagu liiguksid. ma arsti juures ei ole käinud, onju, aga noh, Mhm. tundub, et võib-olla seal midagi on ka lülidega. ma ei oska nagu öelda seda päris täpselt. aga pigem seletage sümptomeid. Mis see on, no valu? ta ongi, et selg lihtsalt tead, et ta kus nagu, täpselt? Alaselg? ta on jah, siin alaseljas on nagu jah, ta on nagu pigem nagu Paremal, vasakul, keskel? et pigem ta nagu algab keskelt, aga vahel ta on nagu ka paremal pool ja vasakul pool, rohkem on ta paremal pool. Siis, mis sümptomitena veel? ei no ongi kõik, kui on valu. Kui vana te olete? 52. nii, nüüd pallisüsteemis 10 on, tähendab võimatu valu, kiirabi. 0 valu ei ole, andke subjektiivne hinne sellele valule punktides. et noh, kolm, hetkel võib-olla ta on selline 2 ja noh, ta väga ei häiri mind jah. 2. Mhm. Selge. nii. Ja rohkem ta nagu on, noh, vahel ta on, no enamasti ta on rohkem paremal pool mul. Mhm. nii, selge, alustame. annate luba Ja, või üks hetk, ma keskendun. nii, kontakt teiega on olemas. nii, nüüd ma räägin praegu
ma räägin häälega, aga tegelikult ma suhtlen teie alateadvusega. kas on võimalik täna vabastada Irmal mingeid emotsioone, neid emotsioone, mis tekitavad seda valu alaseljas paremal? jaa, on võimalik. nii, kas see emotsioon on jagatud emotsioon? kas see emotsioon on vergus A jagatud, jagatud emotsioon? verg A, verg B, paaris, paaritu, esimene, kolmas, viies, esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kõhklevus. nii, kas see emotsioon on tekkinud ennem 25, ennem 20, ennem 10, ennem 5, 5 ja 10 vahel, 5, 6, 7, 8, 9, 9-aastaselt. hoiatan kohe, te vaadake, pöörake tähelepanu võimalikele kehareaktsioonidele, kuskil torkas või mingi asting, samas veel ka selliste abreaktsioonidele, näiteks mingid judinad, värinad, aegutamine või pisarad võivad tekkida ja aasta, mida ma nagu välja selgitan, arvestada sellega, et see ei ole täpne, pluss-miinus pool aastat, nii et aasta on selline intervall. aga ma arvan, et kui teie alateadvus järsku saab aru, mis emotsioonist, siis tegelikult ta tuleb teile endale meelde, mitte mulle. Te võite isegi sellest mitte rääkida, kui tahate, võite öelda, seda ei ole vaja, aga kui midagi tuleb meelde sellest elu nagu etapist, no võite rääkida, võite ka mitte. nii, kas meil on vaja veel midagi teada? ei ole. me võime seda vabastada, võime. vabastame selle jagatud emotsiooni. nii, oli mingi tunne teil? Sihuke ühelt poolt oli nagu rahunemine ja teiselt poolt nagu tundus, et nagu natukene paremal pool nagu hästi lokaalne valu tekkis natukene. nii praegust, no ärme praegust punkte teeme, teeme veel ühe emotsiooni. sellepärast, et tegelikult praegust meil on ju eesmärk näidata, kuidas see töötab, ei ole kindel, et me isegi ühe sessiooniga, mitte et siin 5 emotsiooniga saame sellega hakkama, aga, aga tähtis on seda näidata, seda progressi. nii, kas on meil järgmine emotsioon, mida me saaksime leida? kas see emotsioon tüübi poolt on A, B, pärandatud emotsioon? verg A, verg B, paaris, paaritu, esimene, kolmas, viies, esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kõhklevus. no näete, see on tegelikult loogiline. sellepärast, et see emotsioon juba oli teis ja sellepärast te nähtavasti genereerisite seda, noh, kuidas öelda, lihtsamalt. nii, see emotsioon on emalt, vanaemalt. üle viie, üks põlvkond, kaks, kolm, neli, viis põlvkonda. nii et te olete saanud selle emotsiooni emalt, ema on saanud vanaemalt ja vastavalt siis 5 põlvkonda. nii, kas me saame seda koristada? on veel midagi vaja? koristame selle emotsiooni.
nii, on mida öelda? nii ma ei tunne nagu selles mõttes nagu mitte midagi, ma vahepeal hingasin lihtsalt sügavalt sisse-välja. Mhm. mul oli lihtsalt vaja proovige, hingata. proovige üles, noh, nagu proovige liikuda edasi-tagasi natuke ja anda uue hinde. tegelikult võite isegi käia 10 sammu edasi-tagasi. no selles mõttes jah, et nagu valu ma ei tunne, et võib-olla nagu veitsa nagu kange on, aga sihukest nagu valu või sellist ma ei tunne. Punktid. See on meie no, kriteerium. nojah, no ma ei tea, võib-olla noh, jah, võib-olla mingi ühe võib-olla võiks ikka panna. okei, lähme edasi. kas on veel emotsioone, mida me saaksime täna vabastada? ja tüübi poolt A, B pärandatud, verg A, verg B, paaris, paaritu, esimene, kolmas, esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kangekaelsus. emalt, isalt, vanaemalt, vanaisalt. rohkem kui 10 põlvkonda, rohkem kui 5, 1, 2, 3. me saame seda vabastada. vabastame emotsiooni kangekaelsus. kas meil õnnestus vabastada? jaa. okei, mis tunnete midagi? mitte midagi ei tunne. okei, kas liigume edasi? Mhm. no aega meil on, rahvast on vähe. teeme mingi 5 emotsiooni. tegelikult neid võib olla 25 ja seansi ajal tavaliselt üle 15 me nagu esmaselt ei võta, kuna see võib tekitada päris suure koormuse inimesele, aga lähme edasi. kas on veel mingeid emotsioone, mida me saame ära koristada täna? tüübi poolt A, B, pärandatud, looteaegne, verg A, verg B, paaris, paaritu, esimene, kolmas, viies, esimene, teine, kolmas, neljas, viies. jälle kõhklevus, nüüd juba looteaegne. esimene trimester, teine trimester, kolmas. saame ära koristada. koristame looteaegse emotsiooni kõhklevus. nii, oli mingi tunne? Mhm. okei, saate üles tõsta ja liikuda natuke ja proovida, mis ta ütleb. ja pigem ma arvan jah, et mingi nagu sama nagu eelmine kord, ka mingi Mhm. üks või. Lähme edasi. ikkagi me peame saama veel alla. kas meil on veel emotsioone? tüübi poolt A, B, pärandatud, looteaegne, verg A, paaris, paaritu, esimene, kolmas, viies, esimene, teine, kolmas, neljas, viies, ärritus. esimene trimester,
teine trimester, kolmas trimester. koristame looteaegse emotsiooni ärritus ära. kas mul õnnestus? jaa, õnnestus. koristame veel. kas meil on veel tähtsaid emotsioone? koristades selle emotsiooni, me koristame selle valu täielikult ära. tüübi poolt A, B, pärandatud looteaegne, verg A, paaris, teine, neljas, kuues, esimene, teine, kolmas, neljas, viies, ülekoormatus. tere, Marja. nii, looteaegne, ülekoormatus, esimene trimester, teine trimester, kolmas trimester. me saame selle ära koristada. koristame looteaegse emotsiooni ülekoormatus ära. õnnestus. no proovige nüüd, liikuge. midagi tundsite, et kehas ei tundnud? ja ma ei tea, nagu kergus tekkis ja. aga ma arvan, et mul, ma ei tea, ma arvan, et mul ei olegi nagu mingit valu enam. ahah, null. jah, täitsa hea on. okei okay. saame siia ausalt panna nulli. nii, no selge, siis sellega on see niimoodi, see ei tähenda siin, mida tuleb märgata, et see valu võib nagu iga tervenemisprotsess, ta võib homme jälle tulla, neid emotsioone, kihte võib olla noh, hästi palju, sellepärast et praegust ma veel mingit mustrit ei näe, kuigi võib öelda, et teil on 3 kõhklevust ja ärritus, see on kõik 5. neerud ja kops ja kusepõis, teil on kõik korras. mis te ise arvate? no selles mõttes, et organina nagu jaa, aga nagu noh, selles mõttes, et aga noh, ma mõtlen, noh, ma ise nagu mõtlen nagu energeetiliselt on ju, nagu 2 meridiaani peale, ma mõtlen nagu Jämesoole ja Neeru meridiaani peale olen kogu aeg mõelnud. no kui oleks meil bodycode, mille presentatsiooni võib-olla räägin sellest lõpus, see on veel vapustavam süsteem, Mhm. aga sealt see võib-olla tuleks välja, aga siin noh, igal juhul, kui te ise sellega tegelete, see on loomulik, eks ju, aga tavaliselt, kui on liiga palju emotsioone, tegelikult praegust ei saagi öelda, et liiga palju, sellepärast et me oleme ainult 5 emotsiooni teinud, aga isegi sellest 5-st 4 või 3 on sellest 5. reast. no see juba on nagu mingi selline viide, Mhm. väike viide, Mhm. et selle Mhm. peale, et see on neerud või kusepõis on neid genereerinud ja vastavalt ka seal nad võisid olla, sellepärast et kohta, kus nad olid, me nagu täpselt ei tea, tegelikult ja saaks isegi seda välja selgitada, aga ma räägin, suurt mõtet sellel ei ole, sellepärast et ma võin päris palju infot nagu ja ei küsimustega välja uurida, aga sellel ei ole mingit vajadust, kuna meil on vaja see leida ja koristada, leida ja koristada, leida ja koristada, muud mitte ja, midagi. ja. ja see on nagu hästi huvitav, et ma nagu viimasel ajal, ma olen nagu päris mitu korda spaas käinud ja ma olen nagu tundnud, et mulle see vesi nagu hästi sobib, just nagu neerud ja veenergia, et see kuidagi nii sobib mulle, et, et no ilmselt see ongi nagu mingi seos on olemas. no jaa, saab ju nende, oota, ma ei oska seda nüüd eesti keeles, stihia, mis on see okei, ma ei hakka praegust esoteeriliseks minema aga jaa, veega on võimalik jah, seda balansseerida kehas, seda, kuna kõik need 4
tuli, tuul, vesi ja maa, eks ju, et neid tuleb balansseerida kuidagi, aga noh, see ei puuduta nüüd seda süsteemi, eks ju, me sellest täna ei räägi. nii, okei okay., no selge, teiega aitäh, et osalesite ja ja, aga mis nagu huvitav oli nagu minu jaoks see, et ma olen nagu ise ka nagu kuidagi ma olen tunnetanud nagu viimasel ajal just eriti, et mingid asjad minu sees on vanemad kui mina ise. Et ma täiesti nagu olen kogu aeg seda tundnud viimased, ma ei tea, ma arvan, pool aastat on ju, kui ma nagu hakkasin tundma, on ju. Et jah, et need ei ole nagu siit elust üldse pärit asjad, on ju. Ja tegelikult nagu tuligi välja, et tegelikult need ongi mitu no meil, põlvkonda. meil viljastuseel need ei tulnud välja, kui nüüd ärgem mine praegust, kuna inimesed erinevad vaatavad, kes usub neid endiseid elusid, kes ei usu, kes pärast Mhm. hakkab seda vaatama, ärme praegust nii spetsiifiliseks, aga sellest võiks rääkida päris pikalt ja teil Mhm. muidugi viljastuseelne ei tulnud välja, teil tulid ikka vanemad, eks ju, vanemad ja looteaegne, mis tegelikult juba näitab seda, et palju teis juba trigger'id, neid magneteid mis tegelikult Mhm. tekitasid, resoneerisid selle välisstiimulitega ja pigem teil oli kalduvus tekitada neid emotsioone endal. juba Mhm. see on määrav, muidugi selge see, et inimene ise nagu tekitab neid emotsioone, aga tegelikult on juba nagu, kuidas öelda, vaikimisi ühte-teist juba inimeses olemas. nii, Ja, okei okay. et ma olen ema emotsioone, ma olen ja tundnud endas ja neid ma olen nagu vabastanud ka, talle tagasi andnud. nii, okei okay., kas on veel kellelgi soov? Pille? ei ole. no siis me võime teile edasi teha. Pille, on teil soov? ei ole? mikrofoni ei kuule, mikrofon. Mikrofon on kinni. ei tea, kas nüüd kuuleb? tere, ja, Kuuleb. ja. ahah, ahah. Nii, ma ei oska öelda, võib ju proovida. Noh, minu jaoks on see nagu selles mõttes uus lähenemine, et ma olen ise muidu energiameditsiiniga tegelenud. Ja ma just mõtlesin, et kuidas neid emotsioone nagu ma ise saaks vabastada. Et kas, noh, et kas see oleks ka võimalik, et muidugi, noh, muidugi on see noh, tegelikult neid tehnikaid on päris palju. no Mhm, üleüldse, mida mina olen juba õppinud. mhm. Ho'oponopono, EFT, neid tegelikult on päris palju igasuguseid tehnoloogiaid. kui me Ma räägime olen sellest kuulnud. tehnoloogiast, siis siin on vaja nagu õppida lihastestimist. ja kui see Mhm, lihastest nagu toimib mhm, ja kui see intention, see kavatsus on nagu tugev, mhm, et siis on see täitsa võimalik. mhm. No minul on see probleem, et mul on päikesepõimikus hästi-hästi palju sellist kinnist energiat. Noh, ma tunnen seda, aga ma, no ma saan igapäevaselt abi just sellest, kui ma teen energiameditsiini harjutusi. No ma teen joogat ka, aga, aga see energiameditsiini harjutused nagu aitavad mul noh, energia liikuma jälle saada. no ma ütlen niimoodi, et nii palju, kui ma bodycode'i teen, ma võiks Mhm, öelda, et tegelikult kõik praktikad aitavad inimest, isegi mhm. tavaline sport, seepärast et ta paneb liikuma, eks ju. ja Jah. mina näiteks teen üleüldse, ma ei teagi, kuidas, patsutamist tegelikult. sellepärast, et minna iga meridiaani peale, panna nõel, see on nagu päris tülikas, eks ju. ja mina teen sellist Mhm, patsutamist, ma alustan hommikul ja tervet keha mhm. ma patsutan läbi ja seal, kus ma Ja. tunnen, et on mingi valu, no see on Mhm. tegelikult joogas ja seal ma Ja. peatun ja pikalt seda teen.
aga see ei pruugi vabastada seda emotsiooni. No, Sellepärast ja ma saan vaadake aru. holistilises meditsiinis, no siin seda emotion koodis ei ole seda hästi näha, body koodis on seda väga hästi näha, kus tegelikult vaadake, alateadvus mõtleb nagu 3D assotsiatiivselt, nagu joonistatakse ajuneuroone. Teate selline pilt ja kõik, iga see täpike on üheaegselt kõigega seotud. Lihtsalt see side nende vahel võib-olla ei ole 100%. Ja siin on selline 50% fenomen, mida meil õpetatakse, kui me õpime, aga no selleks ma nii spetsiifiliseks ei lähe. See tähendab seda, et iga emotsioon on teise iga emotsiooni pealt taga ja kõik need balanssid holistilises meditsiinis, eks ju, te ravite põlve, no ma näiteks teen inimesele põlvevalu ja siis tuleb välja, et tal on tšakrad kohast ära, siis tal on 3 meridiaani, siis tal on 10 emotsiooni, siis tal on toksiin, mida ma ka leian, siis tal on toksiin ja siis tal, ma ei tea, mingi elundi nihkumine. Ja siis ta ütleb, et kuule, come on, et mis siin nagu sidet on, aga side on. Me ei tea, missugune, aga ta on ja ta on assotsiatiivne, ta on nagu kihiline selline ja kõik on omavahel seotud ja see tähendab seda, et kui vahest see on nagu uskumustega eriti veel, kuna see belief code on nagu uskumustega tegemist. Okei, te mediteerite, leiate selle ühe uskumuse endal, aga kui selle uskumuse taga on veel 3 erinevat uskumust, mis sellega seotud on, te koristate selle ära, need te ära ei korista. Ja see tähendab seda, et ei lahenda võib-olla täielikult seda probleemi. Kui nüüd viia selle üle sellele emotsionaalsele sfäärile, millest me täna räägime, siis võib öelda, et jaa, et ükskõik mis praktika, jooga või mis iganes harjutused võivad aidata, aga me ei tea, kas aitab ja kui palju ja kui vene keeles öeldakse, no kui fookus, tähendab selles mõttes vaadake, ma ju keskendun täpselt sellele probleemile, sellele valule ja ma vastavalt võtan sellest 1000 emotsioonist, mis inimeses kinni on, ainult need emotsioonid välja, mis annavad mulle seda sümptomid ära koristada. Mitte isegi diagnoosi, mida arst teile ütleb, et teil on see ja see haigus. Mind see ei huvita üldse, mind huvitab see sümptom, kus on see valu ja keha teab ise, kuna tema eesmärk on hoida balanssi ja meie peame lihtsalt selle prügida tee pealt ära koristama. Tegelikult keha saab tervendada iseennast, kuna meie saame isegi läbi bodycode'i isegi lülid paika panna selgroos. Sellepärast, et me lihtsalt koristame teise energia ära ja siis see keha hakkab ise ennast kohandama ja teeb selle töö ise ära. Nii et, aga noh, teeme või mis me juba räägime siin, mitte. Nojah, ilmselt ikkagi ise ei suuda seda teha. Ei, suudab, tulemus ei ole teadma, ma ütlen veel ühe fenomeni, kuna ma ravin ennast väga palju, mul on endal tõsiseid probleeme igasuguseid. Ja ma ravin ennast enam väga palju ja ma tean, kuna ma nagu käime, meil on kogu aeg sellised kursused, eks ju, nendel praktikutel on kursused ja seal räägitakse, et tegelikult me pöördume teineteise poole, sellepärast, et kuna tegemist antud juhul on alateadvusega, alateadvus on lindistanud mingi programmi, ta peab õigeks, mis tegelikult ei ole õige, ta oli lindistatud võib-olla lapsepõlves 7-aastaselt, tavaliselt kuni 7-6 aastat, kuna aju töötab nagu selles teta-režiimis nagu hüpnoosis, siis ta lindistab mingi vale sellise uskumuse, mis teda kaitses tollel ajal, aga praegust juba ei kaitse, praegust ta juba segab. Aga kui teie hakkate iseendaga oma alateadvust üritama seda kätte saada, siis te peate nagu, ma ei tea, nagu soos upute ja siis te võtate endast juuksust kinni ja tõmbate ise välja, see on väga keeruline. Et seda teha on väga, see on võimalik, ma iseendaga töötan, aga ma lihtsalt võin öelda, et see võib olla, efektiivsus on võib-olla 5 korda väiksem, kui keegi teine kõrvalt inimene töötab. Kuna teil on endal uskumused, isegi võib olla selline uskumus, et te ei taha paraneda. Ma leian seda päris palju emadel. Nad tahavad, et lapsed tunnevad nendele kaasa ja siis nad kogu aeg kujutavad, et nad on haiged ja nad ei tahagi terveneda, sellepärast, et siis laps võib-olla ei käi tema juures nii tihti. Noh, pitlikult. Et selline probleem on olemas küll, jah. Tihtipeale inimene ei teagi ise,
et mis see uskumus tal nagu on või mis see emotsioon seal all tegelikult on, et ma täpselt ka ei tea ju, mis ma lapsepõlvest olen endale nagu noh, tekitanud ja ka siis, kui on, ütleme, mingid stressiolukorrad tegelikult. Noh, see Ei, õpib. ütleme niimoodi, kui hakata tööle, vaadate, näete siin tabeli. Meile lõpetatakse seda, et mida rohkem inimene saab sellist ravi, kas siis ise või näiteks praktiku käest, tal tõuseb emotsionaalne intellekt. See tähendab seda, esiteks, te näete neid nimetusi. Iga situatsioon, näiteks nagu ma tõin alguses siin näide, et ma läksin tülli naisega näiteks, eks ju, läksin kohe enda tuppa ja leidsin endale 9 emotsiooni. Nii, mul tekkis kohe tagasiside ahel. Nii, vot see situatsioon, ma tundsin ennast niimoodi, selle tagasi siis selline emotsioon. Ja kui te teete seda 100 kordi, siis te hakkate tunnetama neid emotsioone, isegi neid nimetusi, kuigi need nimetused on nagu, need ei ole üldse tähtis. See on mingi sagedus, iga selle nimetuse taga on mingi sagedus. See on lihtsalt nimetus, kuna inimesed mõtlevad sõnu välja selle jaoks, et teineteisele midagi seletada. Tegelikult selle taga palju tähtsam on mitte see sõna kõlastus, vaid see mõttevorm, mis selle taga seisab, aga mitte see iseenesest sõna. Inimesed tihti vaidlevad ümber sõna, tegelikult tuleb vaielda ümber selle mõtte, mis sa tahad edastada, mitte ümber sõna, kuidas sa seda sõnastad. Sõna on lihtsalt nagu, ma ei tea, nagu tööriist, millega sa seda kavatsed, millega sa seda teed. Nii, okei. Aga mis me teeme midagi või võib-olla on keegi veel siit, Ebeken või Marjam, kes tahavad võib-olla enda peal seda katsetada? Ei taha. Nii, Pille? On siis mingi füüsiline mure? No ma mõtlen mingi valu, mille saaks mingid punktid anda. Ei ole otseselt valu, aga mul on suured seedimise probleemid. Mul on pimessool ära lõigatud lapsepõlves. Ja mul ei ole otseselt mingit valu, aga no mul on, ütleme, selline päikesepõimik on selline koht, mis on nagu pidevalt pinges. Ma ei tea, ma ei oska. Aga tahate, teeme, meil on aega, kui teil on seda aega, kui te tahate, kui te soovite, siis me teeme teile, seepärast niikuinii rohkem kedagi ei ole, me võime teha veits rohkem ja siis hiljem ma palun, kui on võimalik oma seda, kuidas öelda, tagasisidet anda. Näiteks kas Facebookis kuskil selle presentatsiooni all kirjutab, ei, mille pärast ma seda küsin? Sellepärast, et ei pruugi täna seda tunda. Praegust, kuigi me proovime, aga see ei pruugi välja tulla. Aga oleks hea, kui te nagu lähete magama ja homme või ülehomme võib-olla te tunnete midagi, et näed, siin läks lihtsamaks, isegi võib-olla seedimisega, sellepärast vaadake, kuidas töötab alateadus. Te juba häälestasite ja sidusite enda sees 2 probleemi kokku. Seedimine ja solar plexus. Kõik juba. See tähendab seda, et kui mina hakkan üritama midagi lahendada solar plexusega ja keha arvab, et tegelikult see on kuidagi seotud jämesoolega, siis ta seostab selle ja annab selle emotsiooni ja koristab selle sealt, ega mina suunata, kus ta seda koristab ei saa. Mina leian selle, mis keha arust on antud momendil kõige tähtsam punkt number 1 selles reitingus, mis tuleb ära koristada, et seda sümptomit ära koristada. Nii, need punkte võib olla 100, eks ju, aga esimene on see, teine on see ja siis tulevad nad nagu allapoole need emotsioonid, eks ju. See tähtsus, selle emotsiooni tähtsus antud protsessi tuleb allapoole. Tegelikult see võib palju rohkem energiaid olla, näiteks bodycode'iga saab need kätte, igasugust teisi energiaid on palju rohkem kui ainult emotsioonid, aga proovime. Okei. Vana te olete? 52 äkki. Täna on kõik 50 käes, okei. Nii, kui te kirjeldate seda ebameeldivustunnet sellel solar plexuses, 10 on siis
no võimatu ebameeldiv, ma ei räägi valust. Vaadake Mhm, selle peale suhteliselt. ärge, mhm. ärge mõelge ainult valu peale. nii, Jah. andke sellele hinnang, et mitu punkti te oleks andnud, et 10 on maksimaalselt halb ja null ei ole üldse mitte midagi. mis te Mhm. annaksite selle suhtelise hinde sellele olukorrale praegu? No, no me ütleme, et 5 näiteks või 6, kuskil seal 5-6, jah. okei, kuus. okei, annate loa? Ja. Oodake, ma pean Irmalt ennast välja lülitama, oodake. kõik korras. nii, nii, ühendus on olemas. nii, nii et me töötame selle solar plexusega, eks ju. Mhm. okei. kas on võimalik täna koristada kõige tähtsamad emotsioonid, mis teeksid selle olukorra solar plexusega kergemaks? on see võimalik? on. kas see emotsioon tüübi poolt on A, jagatud, üle võetud tavaemotsioon, verg A, verg B, paaris, paaritu, esimene, kolmas, viies, esimene, teine, kolmas, neljas, toe puudumine. kas see emotsioon on tekkinud enne 25, enne 20, enne 10, enne 5, 5, 6, 7, 7-aastaselt? koristame tavaemotsiooni toe puudumine. õnnestus. ja nii, oli mingi asting, mingi tunne? No keha tundub, et hakkab nagu lõõgastuma. okei, lähme edasi. kas meil on veel emotsioone? A, B, pärandatud, looteaegne, verg A, verg B, paaris, paaritu, esimene, kolmas, viies, esimene, teine, kolmas, neljas. no ja siin on nagu, meil on selline nagu juba šabloon. esimene trimester, teises trimestris. koristame looteaegse emotsiooni toe puudumine. õnnestus. ja oli mingi tunne? Keha lihtsalt lõõgastub praegu kuidagi nagu rahuneb. näete, siin on jälle seesama, nagu oli Irmal see šabloon, et kuna te pigem, teil oli kalduvus seda tavaemotsiooni genereerima, sellepärast et tegelikult juba looteajast oli see emotsioon teis sees. Ja ma usun täitsa, jah. okei, lähme edasi. kas meil on veel emotsioone? meil on vaja kõige tähtsamat emotsiooni. emotsioon on A, B, pärandatud, looteaegne, verg A, verg B, paaris, paaritu, esimene, kolmas, viies, esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kõhklõus. esimene trimester, teine trimester. koristame emotsiooni kõhklõvus ära.
õnnestus ja oli mingi asting. ja nüüd hakkasid nagu surinad. selline huvitav. no et judinad-surinad ongi Jah, judinad-surinad, aegutamine, pisarad, see on selline päris levinud. energia muutus. Mhm, Okei, mhm. lähme edasi. kas meil on veel mingeid emotsioone? A, B, pärandatud, looteaegne. A, B, paaris, paaritu. esimene, kolmas, esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kangekaelsus. esimene, teine, kolmas trimester. koristame emotsiooni kangekaelsus ära. õnnestus. nii, kas see kangekaelsus nagu on siis, kui ta on pärandatud, siis ta on ilmselt ta ei ole kuskilt pärandatud, see on vanavanemalt? looteaegne. see on looteaegne. ahah, okei. ahah, aga teil ema on elus, ei ole? ja on. no igal huvi pärast võite küsida, kas oli mingeid sündmusi seotud sellise emotsiooniga antud perioodil, kui ta muidugi mäletab seda. päris tihti siin on selliseid huvitavaid situatsioone, kui nooremad inimesed lähevad emade juurde küsima, siis emadel on silmad sellised, et kus nad teavad seda, sellepärast et eks need mehed käituvad ju raseduse ajal nii, kuidas nad käituvad. Okei. aga see Nii et tegelikult võib olla ka teie emotsioon, isegi sellepärast, et te kuulete isegi need vestlused omavahel. ja mina olen leidnud regressioonis endal sellist asja, et isa emaga on rääkinud ja vist mind ei ole tahetud või mingi probleem oli. ja sellest momendist ma hakkasin vihkama ja mul tekkis mingi viha ja mul endal, mitte naisel, mitte emal, aga mul endal tekkis, et see on päris selline huvitav situatsioon, aga see selleks, okei. minu puhul on see, et ma sündisin millegipärast varem, vist isegi mingi 2 kuud äkki varem ja ma olen kogu aeg mõelnud, ma olen ema käest ka küsinud seda. ja no ta ütles, et tema ei oska nagu öelda, et miks, et see lihtsalt juhtus ja nii oligi ja no, no vaadake, kui sündmused on päris rasked, siis tavaliselt alateadus peidab seda, te ju teate seda, eks ju. et siis tuleb hüpnoosi minna või kuskile, seepärast et no alateadus lihtsalt kaitseb teid, kui nüüd räägime ja teoreetiliselt ta võib need emotsioonid ja need sündmused üldse mälust ära koristada ja selles ainult sügavalt kaevates on võimalik need kätte saada. okei, lähme siis edasi. ahah, veel on. ei, neid on teil palju, lihtsalt küsimus on, palju meil aega on, et palju me selle peale aega raiskame. ma kujutan ette, et me võiksin, ma ei tea, täisseansi teha mingi 15 emotsiooni, ma täitsa kujutan ette, jah, aga. aga ma arvan, et neid ei ole 15, ma arvan, et neid on tunduvalt rohkem, aga okei. nii, okei. kas meil on veel emotsioone? tüüp A, B, pärandatud, looteaegne. A, B, paaris, teine, neljas, kuues, esimene, teine, kolmas, neljas. Ebaväärikas. esimene, teine trimester. koristame selle emotsiooni ära. õnnestus ja oli mingi tunne? mis see oli, ebavajalikkus või? ebaväärikus. Ebaväärikus. mul on vist siin viga, mul on ebaväärikas, aga okei. ebaväärikus. ei, aga kehas oli midagi tunda, ei olnud?
No keha lihtsalt suriseb praegu. Energia liigub. Kelleme edasi. Mhm. Kas on veel emotsioone? A, B, pärandatud, looteaegne. Verg A, verg B, paaris, paaritu, esimene, kolmas, esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kangekaelsus. Kas see on sama emotsioon? Ohoo, Uuesti. siin on jaa, teate, mis see siis on? No seda, Ei taha ära minna. see on tagasisideahel. See tähendab, Ahah. et kuna teie alateadvus töötab nagu Mhm. assotsiatiivselt, siis no ma ütleks niimoodi, miks teil valutab pea? Sellepärast, et valutab pea. Aga mille pärast valutab esimene pea? Sellepärast, et valutab pea. Ja niimoodi see käib. Ühesõnaga, see emotsioon paneb iseennast käima kogu aeg. Ja kui me ei oleks seda praegust leidnud ja ära koristanud, siis ta kipuks jälle, noh, tähendab, et meie arvame, et me koristasime ta ära, aga tegelikult ta võib iseennast käima panna. See on see tagasiside ahel ja see on Ahah. kõige lihtsam ahel. Võib olla Mhm. 10 emotsiooni pikk ahel, Mhm. kus ütleme, on niimoodi toe puudumine, kõhklevus, kangekaelsus, ebaväärikus ja jälle toe puudumine ja siis tekib selline ahel, need ahelad võivad olla igasugused. nii, Mhm. koristame, lõikame selle ahela katki. Aga see ebaväärikus teil endal tundub, et ta käib teil ringi sees, on käinud ringi sees, ütleb te seile, Ja, kuidagi resoneerib teie enda nagu ja olemusega. ikka ja. No lapsepõlvest saati ikka juba. Selge, lähme edasi. No, see on mingi asi, mida ei saa aru nagu, miks ta on. Seda saaks, noh, siin on kaks lähenemist. kui teha belief koodi, see on see kolmas tase, mida ma õppisin, siis leiab selle uskumuse. sellepärast, et vaadake, no ma nagu lähen nagu natuke juba ette, selles mõttes, et ma juba räägin belief koodist, aga tegelikult on selline seis, et kui teil on mingi uskumussüsteem, sellepärast et meie süsteemis belief kood, see ei ole uskumus, see on uskumussüsteem, kus on tekkinud, kus täna teid juhivad programmid. programmide all on valeuskumumus ja siis on baasvaleuskumumus ja siis on valeidentiteet, mis on tegelikult kogu aeg tekkinud kuni 7 aastani. ja kui 7-aastaselt tekkis mingi situatsioon, no näiteks nagu teil toe puudumine, eks ju, 7 Ja. aastat teil on, nii, see tähendab seda, et selle peale te hakkasite ehitama terve elu, tervet süsteemi ja nüüd te ehitasite selle välja ja selle all on kindlasti igasuguseid teisi energiaid, mis hoiavad seda kinni ja samas emotsioonid, aga see uskumus on teie jaoks nagu taburet, mille peal te seisate. ja isegi kui me otsime teis neid emotsiooni emotion koodiga, neid emotsioone, mis on selle uskumuse vundamendis, ta kätte ei anna, mille pärast, sellepärast et see vundament on teie natuurile. no kujutate ette, te olete 45 aastat elanud ja see uskumus on teil olnud ja see teie jaoks on baasuskumus ja see uskumus on teie jaoks prillid, läbi mille te vaatate üldse, vaatlete maailma ja tajute seda. ja ta ei anna seda ära, sellepärast et tema jaoks ja alateadvuse jaoks see on nagu baassüsteem. ei, ma ei anna seda ära kunagi ja seda emotsiooni sealt kättegi ei saa. me leiame miljon teist emotsiooni ümber, aga seda just emotsiooni me sealt kätte ei saa. ja see tähendab seda, et noh, on võimalik teha belief koodi, aga palju see juba aega võtab ja noh, see on nagu selline, neid, me No nimetame pikk seda töö. uskumust nagu puuks, eks ju, selline puu, et juured on siis see identiteet, siis tüvi on siis see valed uskumused ja siis programmid on oksad ja lehed, eks ju. ja neid puid võib olla terve mets meies endas erinevate teemadele, raha, suhted, armastus, ma ei tea, sõda, usk, ükskõik millega võivad need uskumused seotud olla. aga okei, Ja. liigume edasi. nii, teeme võimalikult rohkem teie jaoks täna. Aitäh. kuna kellelgi ei ole rohkem praegu teha. okei, nii. aga oskate järsku mingi hinde anda praegu sellele, kui te andsite 5-6, on midagi muutunud?
no ütleme 5 on siis praegu. Mitte eriti, No keha selge. nagu, Okay. ta ei ole jah enam seal nii 6, et noh, keha nagu lõõgastub, et noh, ongi see, et lõõgastumisega on, kuna see päikesepõimik on vaata pinges kogu aeg, siis on keeruline lõõgastuda. Aga nüüd ma tunnen nagu kehas seda surinat, et midagi on muutunud. No kindlasti 100% on muutunud. See, et keha hakkab nüüd otsima 3 päeva, on see meil töötlemisaeg, kuna teil hakkab nagu see, vaadake, et keha on harjunud mingi balansiga. Isegi kui see on vale balanss, see on balanss. Eks ju, ma mõtlen vale selles mõttes, et väga palju negatiivseid energiat on, ütleme niimoodi. Ja ta niikuinii leidis selle balansi, kuna tal on vaja edasi elada, isegi kui nad istuvad seal sees. Nii kui me koristasime ära, see balanss muutus, keha hakkab otsima seda balanssi ja kuskil 2-3 päeva ta otsib seda. Ja siis ta leiab uue normi, siis on ju uus norm, eks ju, või siis tulevad uued kihid emotsioone välja, seda võib kujutada ette nagu sibulat. Et te võtate ühe koore sibula ära, sealt tujub teine või näiteks kartulad keevad potis. Võtate ühe kartuli ära, sealt laks tuleb teine üles ja täpselt samamoodi võib olla ka selle, ma mõtlen, teatud kavatsusega. No ma mõtlen, meie kavatsus on see solar plexus, eks ju. Ja võt selle kavatsusega seotud need emotsioone, seal võib olla, ma ei tea, kui palju neid võib olla. Ma ei ka ei kujuta. Jah, okei, lähme edasi. Nii, kas on veel emotsioone? A, B. Pärandatud looteaegne. A, B, paaris, paaritu. Esimene, kolmas, 5. Esimene, teine, kolmas, 4. Toe puudumine. Nii. Meil juba oli, kas on sama emotsioon? Näete? Meil on siin nüüd just see, mis ma teile rääkisin. Selle alateadus kuulab meid ju, see on fantastiline fenomen, kui tark on see alateadus. Ta kuulas seda juttu, mida ma teile rääkisin. Ja nüüd te näete, mis seal on. Ta leidis selle sama emotsiooni, millega tekkis, oodake praegust. Näete, tekkis selline ahel. Toe puudumine, kõhklevus, kangekaelsus, ebaväärikus, toe puudumine. See on see sama emotsioon, mis tekitas tagasiside ahele. Nii, koristame selle tagasiside ahele. Õnnestus, jaa. Palju meil aeg on? 1 minut. Teeme siis veel ühe emotsiooni. Nii, kas meil on veel emotsioone? A, B, pärandatud looteaegne. A, B, paaris, paaritu. Esimene, kolmas, 5. Esimene, teine. Loominguline ebakindlus. On. Esimene, teine. Koristame selle emotsiooni ära. Õnnestus. Jah. Nii, nüüd rääkige, kuidas ennast tunnete. Saate anda mingeid punkte ja mis tunne on kehas mingeid astinguid? No ütleme, et see päikesepõimik on praegu selline no, et see surin, mis nagu ennem oli kehas, nüüd on ta sinna päikesepõimikusse nagu läinud. Et ilmselt see energia seal praegu toimetab. Noh, ma pakun lihtsalt, et ma väga nii see ongi, tegelikult nii see ongi. Tugevalt tunnen seda surinat, et muidu ta oli nagu mul kätes, aga nüüd on ta koondunud sinna päikesepõimikusse. Et ma usun, et ta toimetab seal nüüd, et eks siis peab nüüd vaatama, mis siin edasi saab. Aga ma tahtsin seda küsida, et
et ütleme, kui nüüd on see loominguline ebakindlus on ju tuli välja, aga see on nüüd neerude ja kusepõiega seotud, et mis nagu nende organitega nagu. ei, no siin on märgitud lihtsalt, vaadake, siin on märgitud lihtsalt, mis organid genereerivad neid emotsioone. Nii. Okei. aga see tähendab ka seda, et kui väga tihti ühest ja samast reast tulevad emotsioonid, see tähendab Just. seda, et te võiksite pöörata tähelepanu sellele organile, millest on siin juttu. Kas on need probleemid või ei ole, seepärast et tegelikult võib isegi emotion koodiga minna probleemide peale, mida te ei tunne. Te näiteks lihtsalt teate, et teil on probleem neerudega ja te lähete lihtsalt ja koristate. Ei ole muidugi kindel, et ilma body code'ita on võimalik mingi lõplik tulemus saavutada, eks ju, aga on juhtunud ka niimoodi, et emotsioonid, kuna vaadake isegi body code'is, seal see süsteem näeb niimoodi välja, et ma leian 20-30 erinevat energiat. No praegust, muideks, ma võin paar sõna, kui on huvitav, ma võin paar sõna sellest body code'ist teile rääkida. On teil huvitav? Irma? Ja. Vot nii, sellega ma lõpetasin. Aitäh. Nii, siis vaatame siis selle, kus see mul siin on. Nii, näete? Inglise keel, kuidas on teil inglise keel? Ja mina tunnen inglise keelt. Nii, siin on meil 6 tüüpi. Body code'is on 6 tüüpi, 6 nagu sellist sektsiooni energiatega. See on energiat, patogeenid, toksiinid, süsteemid, nihkumised ja eluviis ja toitumine. Nii, mis on energiates? Näete, siin samas on see emotsioon, mida ma praegust teile teen. Tegelikult siin läheb asi keerulisemaks. On olemas heart wall emotsioonid, südameseina emotsioon. Südamesein on selline eraldi asi, sellest peab rääkima. See tekitab hästi palju probleeme. Ma ei hakka praegust teile rääkima, võite minna minu veebilehele ja lugeda sealt artiklit, mis see heart wall on. Aga compound on kompleks. See tähendab seda, et kõik need 60 emotsiooni tekitavad variatiivsuse kuni 2000 emotsiooni, kus näiteks viha ja ma ei tea, ärevus on koos. See on nagu värv, see on nagu sinine ja kollane värv tekitavad rohelise ja te seda lahti juba sealt ei saa. See on selline miks, mis on unikaalne. Ja see tähendab seda, see tõstab seda variatiivsuse, need emotsioone on veel rohkem kui ainult selles emotion koodis. Nii. Siis siin on posttraumatik, see tähendab, kõik teie traumad on energia. Kukkusite, see on geneetiline energia. See võis minna teie kehast läbi, 5% jäi, see on füüsiline trauma. Nii, recovery interference, see on nagu peatatud taastumine. Teie peatatud taastumine nagu protsess on ka energia. Ja oletame, et teil oli viirus, te olite haige, te ravisite, sümptomid läksid ära, aga te ei ravinud oma selle, te ei taastanud seda lõpuni nullini ja teil jäi 5% ja see energia on ka teie sees, see on ka energia ja see on ka teie sees. Nii, füüsiline emotsionaalne šokk, selge. Nii, siin on igasugused needused, soovitused ja needused. Siin on mentaalsed programmid. Näiteks huvitav on broadcasting message, see on nagu saadetav SMS. Teie tegelikult vaadake, osa energiat toimub teie enda sees. See energia on nagu antenn, mis laseb SMS-e kõrvale ja oletame, teil on selline SMS, et no piltlikult I am loser. Ja te saadate seda välja. Te ise ei tea, teie alateadvus saadab seda välja. Aga inimesed loevad selle kõrval ära. Või näiteks et te olete rumal. Te olete saanud, ma ei tea, 5 kõrgharidust. Olete kuskil firmas, töötate ja millegi pärast te saate ise aru, et te olete tark ja saate kõigest aru, aga millegi pärast teie kolleegid suhtuvad teiesse nagu rumalasse inimest. Aga sellepärast nad loevad selle teie SMS-i või näiteks SMS vägista mind. Ja. See on selline SMS, see on selline energia, mis on siin ka olemas. No siis on tahe teha või tahe mitte teha. Memory field on siis nagu mingi mälestuse selline väli, millega te käite nagu pilveke ümber teie on kogu aeg. Igal pool, kui te lähete, on teil kaasas kogu aeg mingi mälestus, ma ei tea, reetmine, no midagi nagu, eks ju. Ja programming on siis juba
Desperate Tank, oota, kuidas see eesti keeles oli? kohe ma ütlen, mul on siin see, mis see Desperate Tank on? Mingi lootusetus. mingi ankur või? Ei, mitte ankur, see on ankur jaa, aga mul ei tule see. Lootusetus peaks Ja. Nii, ja. Lootus. Meeleheide ankur, nii, vot. Meeleheide. Meeleheide ankur on see Desperate Tank. Ja see on juba sellised väiksed programmikesed, mis on rohkem nagu selle belief code'ile. Näete, siin on ka viide belief code'ile. Võib ka siia viia, isegi sellest body code'ist. Ta võib suunata mind sinna ja ma pean tegema siis eraldi seanssi belief code'ile. Võib ka niimoodi olla teatud probleem, näiteks põlvega. See võib olla isegi teie uskumustega seotud. Tuleb aru saada, et kõik kehas on kõik niimoodi, kõik on võimalik. Meil on isegi ütlus, et anything can cause anything. Ükskõik mis asi võib tekitada ükskõik mis asja. Ei ole mõtet praegust projitseerida ja välja mõelda, et näed, sul on see. Me ei tea, mis seal on. Teie keha, teie alateadvus teab. Ükski arst ei tea. Ükski guru ei tea. Teie keha teab seda. Ja siis on pilt ka, pilt muide kõik on see video või mingi pilt, see on ka energia, eks ju, ja see võib nagu jääda teie mällu ja see võib olla nagu programmeeriv millegi peale. Nii, see on siis need energiad. Nii, allergia, mis on huvitav, allergia. Meil on ideeallergia ja on füüsiline allergia. Ja kus juures allergia on 95%, see on mul ka artikkel kirjutatud, see on 95% mentaalne programm. Keemilise ainega see on seotud minimaalselt. Sellepärast, et toon teile näide. No, tegelikult see läheb päris pikaks artiklid. Igal juhul see on 95% kõik allergiad on mentaalsed programmid, mis on valesti alateadvuse poolt lindistatud. No, toon teile näide. Te jalutate mööda tänavat, te olete, ma ei tea, 9-aastane, tulete koolist maikuus ja teid ründab koer. Ja alateadvuseks see on kohe stress, nii kaitseb. Ja ta lindistab kohe kõik, mis ümberringi on kõik. Mis värv oli, mis kell oli, tuul puhus või oli mingi tolm õitses, mingi õitsev tolm ja ta lindistab selle kohe ära. Ja tähendab tema jaoks, see tolm võib tekkida nagu stressiks. Ja nüüd läheb 10 aastat mööda, te vaatate televiisorit, näete televiisorist filmi, kus näidatakse haukuvat kurja koera ja te sööte sellel ajal popcorni. Latati ja teil on juba popcorn ja on sinna samas teist pundis. Ja niimoodi see punt hakkab kasvama ja niimoodi toimub allergia. Ühesõnaga, allergia on mentaalne, mitte läbi elatud sündmuse programm. Ja siis on ideeallergia, see tähendab seda, et te võib olla allergia inimese peale, idee peale, kommunismi peale, kapitalismi peale, ma ei tea, riigi peale, ma ei tea, mille iganes, ükskõik naabri peale. Nii. Ja siis on talumatus ja talumatus ja allergia on 2 erinevat asja. Allergia on juba kinnine programm ja talumatus on ajutine. See tähendab seda, et täna te saate süüa pool šokolaaditükki, homme saate 3 tükki ära süüa ja mitte midagi ei teki, kuna lihtsalt täna organism oli millegi pärast väsinud. See on selline ajutine nagu talumatus mingile ainele näiteks ja jällegi nii ainele kui ka ideele. Täna teil tundus, raha ei ole probleem ja homme jälle probleem tekitas mingi stressi. No, see on loll näide, aga igal juhul niimoodi see on. Okei. Patogeenid. Me saame leida organismist, meil on 2 tüüpi, füüsiline patogeen ja patogeeni jälg, mälu. See on ka energia. Te koristate füüsilise patogeeni, no patogeenid meil on siis parasiidid, seened, bakterid, viirused ja te koristate selle ära. Te lähete, teete testi. Test näitab veretest, et teil seda viirust ei ole, aga sümptomid on. Mille pärast? Sellepärast, et ei mälu. Selle viiruse mälu. See on nagu tema vaim, võib isegi niimoodi öelda. Sellepärast, et meie body code süsteemis meil on isegi kehal olemas blueprint joonis. See tähendab see joonis, mis looja tegi ja tegelikult teie füüsiline keha. Ja see joonis on nagu eeskuju sellele kehale ja nende vahel on kogu aeg kommunikatsioon. Ja kui see kommunikatsioon katkeb,
siis keha hakkab tegema seda, mida ta ise teab. aga tegelikult ta peaks saama signaali sellest, noh, vaim või seda võib nimetada, meie nimetame seda nagu energeetiline keha, okei, võib niimoodi öelda, niimoodi. ja siis on patogeenil on ka selline olemas, no sama toksiinidega, neid toksiine on igasuguseid, näete isegi hambaplommid, need endised Vene, no need nõukogudeaegsed, mis olid selle merkuurium, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, see no ühesõnaga jah, no need hõbe, plommid, kes olid amalgaamaplommid, Elapõbe. ja nemad võivad tekitada toksiine. no siis igal pool näete toidust muideks kõik ravimid, näiteks näete, siin on ravimid letist ja siin on ravimid retseptuursed. tegelikult ma leian palju need vaktsiinid, need võivad ta organismi poolt olla nagu tõlgeldatud nagu toksiin. tegelikult me võtame ravimit, aga tegelikult see võib olla toksiin, eriti need kõik keemilised, ma ei räägi nüüd toidulisanditest, eks. nii, see on sellised toksiinid, siis on, näete, siin on kõik süsteemid. võib minna läbi organi, võib jälle näärme, siis on kõik energiakeha. siin on vaim, siin on aura, siin on kõik tšakrad. siin on kõik meridiaanid. siin saab leida kõik. Kas need on kodulehekülje peal kuskil olemas? ei, see on kinnine süsteem, see on ainult praktika. see on kinnine süsteem, ja just. see on meie programm, see on nagu meie enda nagu mille kaudu me teeme tööd teha. ja siis võib minna läbi süsteemi, näiteks siin süda, seedimine ja nii edasi, mikrobioom, immuunsüsteem, närvisüsteemis võib minna kesknärvisüsteem, aju, selgroo, või see, ma ei tea, kuidas see selja sees, kuidas see on, spinal cord. no ühesõnaga seljaks. silmad on ka muide selles süsteemis, kui aju, siis siin on kõik ajuosad ja nii edasi, nii edasi, nii et ja kõik seal on, igal pool võib see energia olla ja kõige selle me saame üles leida. nii, nihkumised, mida? Ma tahtsin küsida, kas toidutalumatust ka võib nagu otseselt vaadata? no jaa, esiteks teie nimetada seda toidutalumatuks, ta võib olla talumatus, võib olla allergia, aga toidutalumatus ongi seesama füüsiline, mida ma silmas pidasin, see ongi see füüsiline, no tähendab, te reageerite mingi füüsilisele asjale, kuigi füüsiline asi on ka energia, aga no me nii kaugele ei lähe, et lihtsustada seda kõike, eks ju. et mateeria on mateeria ja mingi idee on siis nagu idee, aga tegelikult kõik on energia, eks ju. aga ja nii see ongi, jah. võib üritada seda teha, see on nii või naa mentaalne programm. ja kusjuures kõik need IBS-id ja see on päris tihti, see on selline terve punter probleeme kokku, see ei ole ainult mingi toiduaine. ei, FoodMap ja see kõik muidugi aitab, eriti siis, kui te juba olete selles seisundis, aga tegelikult põhjus on palju sügavam. põhjus on mingi mentaalne programm. no siin on siis mida? jah, toit ei aita nagu, ega noh, siin võib erinevaid nagu asju nagu proovida, erinevaid teed, aga tegelikult lõppkokkuvõttes ei aita, sest need mingid baasuskumused ja mingid baasstressid ja emotsioonid on nagu, kui nad on seal, siis nad on seal. täpselt seda ma silmas peangi. nii, siin on nihkumised, ühesõnaga näete, siin on terve inimese keha ja siin me võime leida no neid nihkumisi, mis siis on nagu kehas olemas. no umbes, no ja toitumine, siis on nagu lihtne, näete, siin on uni, siin me võime soovitada mingeid väliasigast massaaže, igasuguseid protseduure, joogat, siin on magnetvälja see distortion, moonutamine. Teil võib olla defitsiit, magnetvälja defitsiit, võib olla magnetvälja, teie keha magnetväli võib olla moonutatud. siis on näiteks värvid on kõik ju ka energia. Teil võib olla värvi defitsiit ja võib liiga palju mingit värvi. no ma mõtlen punast või musta või ükskõik, see on ka energia. siin on näiteks toitumine, no siin on ikka vitamiinid, no ühesõnaga siin on sisuliselt juba kõik toitumine, siin on need toidulisandid, herbid, igasugused ja mis siin veel on. siin on eriti tähtis, väga palju on probleeme veega, selles mõttes, et vett on vähe või vee kvaliteet või vesi lihtsalt ei imendu õigelt
või on mineraale liiga vähe või nad ei imendu õigelt ja see on päris tihti siia suunab noh, seansi ajal. Vot niimoodi näeb välja väga bodycode. huvitav, ka väga huvitav. Ja, aga ikkagi igal pool siin all ma hakkasin teile seletama, eks ju, ma leian selle energia, selle, tekib selline nagu trepp, aga all on Ja. ikkagi all on emotsioonid ja see tähendab seda, et kui me töötame emotion koodiga, teoreetiliselt on võimalik, et koristades need emotsioonid ära, kõik need teised energiad nagu dominoefektina varisevad kokku. Võib-olla ja, võib-olla ei. Seda ei tea. Selle jaoks seda body code'i ongi vaja, ütleme, et emotion koodiga saab koristada no piltlikult 70% probleeme ja siis ülejäänud body code'iga ja belief code'iga, aga tegelikult muidugi belief code nagu baasasi on tegelikult kõige tähtsam. Sellepärast, et kõik need, isegi see emotsioon tekib teil sellepärast, et teil on mingi uskumus ja sellepärast see belief code on palju tähtsam. Ja mina soovitan muidugi kõikidele teha seda belief code'i, sellepärast, et see on nagu kõige tõhusam asi. Kuigi saab ka emotsioonidega teha. Nii. Vaat nii. Väga tore. Aga aitäh, et siis. Aga seda seanssi te teete siis nagu online'is ainult? Ja enamus online'is ja isegi vahest mitte vaadates teineteise peale, kuna te näete, et mitte midagi huvitavat siin ei ole. Võib-olla see tagasiside on muidugi palju parem. No ma mõtlen, et te saate kohe midagi öelda, et mis teil kehas toimub. Aga tavaliselt ma võin teha ka niimoodi, et inimene lihtsalt teab, ma kirjutan talle näiteks läbi mingi Messengeri, et ma alustan. Inimene on rahulikult seal kuskil voodis või noh, ühesõnaga tähtsalt ta ei tantsi ja ei söö. Nii, ta on kuskil rahulikult on ja kui ta järsku tunneb midagi kehas, siis ta lihtsalt mulle kirjutab ja mul on palju lihtsam teha tööd, sellepärast et keegi ei sega mind, eks ju, ma keskendun selle peale, eriti selle body code'iga, kuna seal on päris keeruline hoida seda õiget nagu suunda, kuna seal on neid faktoreid hästi palju. Ja mul on palju lihtsam niimoodi, aga saab ka online'is teha, jah, ma teen ja füüsiliselt ma praktiliselt ei tee ainult oma sõpradele ja sugulastele ja tuttavatele, teen ise nagu koha peal. Aga üldiselt kõik on online'is enamasti ja ma just tahtsin ka muideks öelda, et kui keegi tahab tulevikus või kellegi tuttavad või kellegi sugulased tahavad kasutada seda süsteemi, siis kõikidele, kes täna siis osalesid, ma pakun nagu soodustuse tavahind emotion koodil on 80 € ja siis soodustushind täna teile ja kõikidele, kellele te soovitate, on 60 ja siis body code on 100 ja vastavalt täna on see 80, et kui on selline huvi ja soov või on keegi tuttavatest, kellelgi võib-olla sellist abi on vaja, siis on hea meel aidata inimesi nendest muredest lahti saada. Nii. Aga mis teha, kas siis kirjutada teile või kuidas? Ma ütlen, see koodsõna on live ja läbi Facebooki saab kirjutada ja no või siis nad lähevad sinna leheküljele, aga no siis ma ei näe, kes see on, eks ju. Facebookis näiteks kirjutada ja lihtsalt öelda tere live, tahan soodustusega saada ja nii edasi, midagi selle. Ja kui on soov tagasisidet jätta kuskile, ma mõtlen Facebooki kas või selle sündmuse alla näiteks kommentaarid, siis oleks väga hea, kui te seda teete. Kui saaks, on ju. Ja, et siis see ka Facebooki on ju. No näiteks jah. No sellepärast, et internetisaidile te kirjutada seda tagasisidet ei saa, saate saata ja no seal on juba selline põhjalikum, seal on kõik reaalsed case'id, millega ma olen tööd teinud, kes mulle vastas, sellepärast et no enamus inimesi kahjuks peale seanssi ei vasta. No selles mõttes, et nad ei kirjuta. Need, kes kirjutasid, siis nende seal arvestused on siis seal kirja pandud. Aga vot nii. Selge, aga siis, et minul on selge. Jah, selge. Igal juhul aitäh kõikidele, kes osales. Ja suuremad tänud teile, et raskasite oma aega. Aitäh, väga. Ma usun, et
3 päeva jooksul ma saan nüüd aru, mis kehas toimub ja siis ma See saan. oleks väga huvitav mul endal ja isegi kui te avalikult ei kirjuta, kirjutage mulle, mul on endal ka huvitav. kirjutan, kindlasti kirjutan ja aitäh teile. Aitäh, Irma, aitäh, Pille, aitäh, Jah. Marja, kuigi ma ei näe. Aga selge, aitäh teile Ja. siis on tänaseks kõik. Ka tore. Aitäh, Head aega. head aega. Head aega.